Tere! Mina olen Triin Muiste. Ma olen toitumisterapeut. Ja oma kevadloengutega oleme jõudnud nii kaugele, et ongi minu kord rääkida ja rääkida just sellest, kuidas me saaksime oma menüüsse rohkem lisada köögivilju. Nii et kõik ju teavad, miks on köögiviljade tarbimine kasulik ja vajalik, aga et kuidas siis seda päriselt oma menüüsse rakendada. Kõigepealt, miks me üldse peaksime sööma siis 5 peotäit köögivilju päevas? Ja kui ma ütlen 5 peotäit, siis ma ei mõtle mitte sellist peotäit, vaid sellist suurt peotäit. Sest niimoodi me saame sellest maksimaalset kasu. Ja kõigepealt siis võiks välja tuua selle, et erinevatest köögiviljadest saame me organismile kasulikke vitamiine ja mineraalaineid. Et me oleme rääkinud siin oma kevadloengutes juba magneesiumist, kaltsiumist, rauast, et ka neid me saame tegelikult mingil määral köögiviljadest. Siis köögiviljad sisaldavad meile olulisel määral ka siis kasulikke kiudaineid ja need aitavad siis soodustada ainevahetust, aitavad ära hoida kõhu kinnisust näiteks või ennetada kõhu lahtisust, tekitada meile täiskõhutunnet, nii et igatepidi kasulikud. Ja üks asi veel, et ka kolesterooli taset aitab reguleerida. Mis veel on oluline, on see, et köögiviljad aitavad siis säilitada just meie normaalset kehakaalu. Et kui me sööme köögivilju, siis tegelikult köögiviljades ei ole väga palju kaloreid ja samamoodi ei ole neis kolesterooli. Nii et ka kui see, et nendes on nüüd nii kiudained, millest ma just hetk tagasi rääkisin, siis see aitab reguleerida meie veresuhkru taset. Nii et kes kardavad kaalus juurde võtta, siis köögiviljad on kindlasti hea valik. Mis veel? Köögiviljades leidub ka väga kasulikke fütotoitaineid. Kui te teate, kui te mõtlete üldse köögiviljade peale, siis need on värvilised. Meil on lillad, meil on kollast, meil on rohelist, erinevaid värve ja need värvid tulevad tegelikult fütotoitainetest ja need on antioksüdandid ja aitavad siis hoida meie immuunsüsteemi töökorras. Nüüd, kui veel minu jaoks on oluline köögiviljade tarbimine ka juba seetõttu, et need annavadki ju toidule maitse, annavad värvi, ehk siis see on see, mis teeb toidu apetiitseks. Et kui te mõtlete näiteks kas või sellele, et te olete harjunud sööma liha või kala, siis tegelikult mis annavad reaalselt lihale või kalale maitse, ongi ju maitsetaimed, köögiviljad, nii et see on juba see põhiline. Ja niimoodi kokkuvõtvalt võibki öelda, et köögiviljades peitub ju tervis. Ehk siis meie hoiame oma immuunsüsteemi seetõttu nii-öelda hästi töökorras. Aga kui mõelda nüüd sellele, et ka Eesti sellises toidupüramiidis on ju puu- ja köögiviljad hästi suurel määral ja kui te vaatate siin all ilusasti ongi olemas selline üsna suur osa köögiviljadel, siis kui paljud võivad tegelikult vaadata peeglis ja öelda, et jah, ma teen seda igapäevaselt ja sööngi 5 peotäit. See enamik meist seda kahjuks teha ei saa ja panengi teile siia kohe kõrvale pildi, kus on siis reaalsus, ehk siis mis tegelikult näitab on see, et me tarbimegi köögivilju liiga vähe. Ja mina julgen väita, et miks me tarbime neid liiga vähe, on see, et me tegelikult ei oska neid kasutada. Et me oleme valmis sööma, kui keegi meile nüüd valmistaks, sest meil on see tunne ka, et tegelikult need köögiviljad võivad olla ju pisut siuksed nagu rasked valmistada või ja kes neid siis puhastab ja kes ei viitsib seda salatit kogu aeg lõikuda, siis see ei ole ausõna nii keeruline. Aga vaatame, kuidas siis see tegelikult lihtsalt käib. Et kui te mõtlete jällegi tervisliku toitumise peale, siis üks asi, mida meile räägitakse, on see, et sööge köögivilju ja puuvilju ja räägitakse meile ka taldrikureeglist, eks ju. Ja siin on üks taldrikureegel, kus on täiesti hästi näha, et kõige põhilisema osa moodustavad köögiviljad.
Minu esimene soovitus on tegelikkuses see, et kui te jälgite seda taldriku reeglit, kus meil on veerandi peal on siis selline tugevam süsivesik, teise veerandi peal on siis valk, on see siis piimatoodete, liha, kala, muna või hoopis kaunviljade näol, siis ülejäänud pool taldrikust peaks olema kindlasti köögiviljad. Nii et kui te seda mõtlete iga toidukorra peale, siis on asi täiesti korras. Aga selge see, et iga toidukorra peal me võib-olla ei jaksa, aga mõtlemegi siis praadide peale, mõelge suppide peale, et supid suuremas osas koosnevadki ju tegelikult köögiviljadest. Kui me lisame sinna natukene nüüd kas liha või kala, natukene kartulit või hoopiski riisi või pastat, siis see ongi kõik tasakaalus. Aga mul on veel mõtteid ja need mõtted näiteks on hommikusöögis. Et alustame siis sellest, et kuidas nagu iga toidukorral võiks olla meil rohkem köögivilju. Panin teile siia mõned pildid, et kus on nagu hästi näha, millised moodused on lisada köögivilju toitudesse. No võtame, väga paljud söövad meist muna näiteks hommikuti. Väga lihtne on teha tavaline omlett, võib ka sinna juurde võtta salatit, siis me saame juba ka köögivilju. Aga teine variant on see, et me paneme neid köögivilju juba sisse ka sinna omleti sisse. Sinna sobivad väga hästi näiteks herned, suvikõrvits, seened, paprika, sibul, porgand, mis iganes. Kui ma teen hommikul külmkapi ukse lahti ja mul on selline tunne, et ma täna tahaksin süüa omletti näiteks, siis ma vaatangi, et mis mul köögiviljadest olemas on, et ma saaksin sellele omletile veelgi rohkem maitset juurde panna. Siis munast veel rääkides, väga mõnus on teha näiteks ka munasalatit. Keedetud muna on ju äärmiselt tervislik. Ja kui me lisame sinna munale juurde näiteks avokaadot, paneme sinna veel erinevaid selliseid köögivilju juurde, redist, kurki, peotäis rohelisi köögivilju või lehtvilju, siis jällegi on meil olemas selline paras mõnus hommikusööd. Siis kes tunneb, et tema jaoks on võib-olla selline muna liiga palju, tahaks midagi kergemat, siis miks mitte teha endale üks köögiviljasmuuti. Köögivilja smuuti sisse võib panna ju ka, me oleme harjunud panema rohkem marju, oleme harjunud panema sinna puuvilju ka, aga miks me ei pane sinna köögivilju juurde? Et ma tean, et osad armastavad juua meil hommikuti ka sellerimahla, seller on ju ka köögivili. Ka üks moodus saada seda köögivilja juurde, aga see on ju ainult üks köögivili. Et tegelikult me võiksime panna neid rohkem. Nii et kui teha siin smuutit, siis mina paneksin selle smuuti sisse veel, sinna võib panna ka idusid ja võrseid, võiks panna kurki, natukene sellerit, miks mitte lehtkapsast sinna panna. Ja kui me paneme natukene sinna näiteks kaerahelbeid juurde, pisut pähkleid ja ongi, et kes tahab, paneb sinna näiteks ka keefiri ja blenderdade smuuti valmis, siis on teil väga korralik hommikusöök olemas. Kes tahab natuke lahjemat, siis see teravilju ei pea sinna lisama, eks ju, ja ka keefiri asemel võib panna hoopiski vett. Siis magusa armastajatele on mul siin pildi peal ühed toredad kõrvitsa pannkoogid. Ehk siis, et pannkooke teen nagu ma ikka, aga panen sinna juurde näiteks kõrvitsa püreed või panen sinna hoopiski rivitud õuna, mis on küll puuvili, või siis panen hoopiski rivitud porgandit. Et ka see on variant, kuidas siis nii-öelda ka pannkooki teha natukene tervislikumaks. Või leib. Osad kliendid on mul küsinud, et et aga mulle ei meeldi hommikuti putrisid süüa, et võileiva ju ei tohi süüa. Siis ma küsin, et aga miks ei tohi võileiva süüa? Ikkagi ei tohi võileiva süüa. Aga võileivale pange samamoodi, et me ei paneks mitte ainult leiba ja võid ja vorsti, vaid me paneme hoopiski leiva ja või asemel juba võib panna mingisugust taimset määret, kas see on siis tehtud hummus, mis on kikerhernestest, eks ju, ja võib, kellele ei meeldi lihtsalt see tavaline hummus, mina ise kuulun nende hulka, siis ma pigem panen sinna näiteks kas röstitud paprikat juurde, panen ma sinna punapeeti, keedetud punapeeti juurde, et tehke see enda maitsele sobivamaks.
Ja üks mu lemmik, mis sinna vahele käib, on kindlasti avokaadomääre. Ehk siis, et ma blenderdan avokaado, panen sinna natukene juurde laimimahla, tsipakene soola, tsipakene pipart ja ongi mõnus määre olemas. Ja loomulikult, et isegi kui ma panen sinna mingisuguse liha või kalatüki, kindlasti ma panen sinna peale ohtralt köögivilju. Ma panen sinna näiteks jääsalatit, ma panen sinna võrseid, ma panen sinna tomatit või kurki, nii et see võileib näeb mul päris jäme välja, nii et, aga ta on tõsiselt mõnus ja maitsev. Ja tegelikult ma saan hommikusöögiga niimoodi juba praktiliselt 2 portsjonit köögivilja kätte. Et kes armastab putru, siis ka putrudele on ju võimalik, kui ma söön näiteks soolast putru, võtta kõrvale üks salat. Ei pea sööma lihtsalt tavalist putru. Võtke salat juurde ja näete, kui palju mahlasemaks ja maitsevamaks teie hommikupuder muutub. Lõunasöögid. Et siin on jällegi ka üks valik erinevaid lõunasööke. Et samamoodi võib tegelikult rakendada ka õhtusöökidele, aga siis näiteks suppe ma juba mainisin teile. Siin pildi peal muide on nõgese supp. Et kui te mõtlete, et aga mis nõges on umbrohi, siis tegelikkuses mina liigitaks teda vabalt ka siia köögiviljade alla, nii et tegelikkuses on väga kasulik, mis siis on umbrohi. Ja siis on näiteks, te teete endale risotot, siis risotto sisse pange jällegi ohtralt köögivilju. Risotto ei pea olema ainult riis ja sibul või küüslauk, vaid pangegi sinna erinevaid maitseid juurde, pange erinevaid värve juurde. Mina lugesin üks päev oma risotos kokku kas 5, rohkem isegi oli neid köögivilju seal, et mul oli seal jällegi, et mis mul külmkapis parajasti leidus, mul oli porgandit, mul oli hernest, mul oli sellerit, sibulat, küüslauku, see on juba 5. Nii et, ja sparglit oli ka, ehk siis 6 köögivilja. Suppides mul ka, et kui ma teen suppe, siis tegelikult ütleme, et puljong on see baas, siis ma panen sinna juurde kas siis natukene kala, natukene kana, mingisugust liha, või siis jätan üldse selle liha ära, panen selle asemel hoopis ube, aga igal juhul on mul seal vähemalt 5 erinevat köögivilja juba. Nii et mul sõbrad naeravad, et minu supid on sellised tummised supid. Ja nad ongi, aga nad ei ole sellised, kuidas ma ütlen, nagu seljanka moodi supid, kus on nagu väga palju erinevaid loomseid valke, vaid pigem on see, et mul on seal köögivilja väga palju. Nii et kui ma teen kanasuppi, siis minu kanasupis ongi sibul, küüslauk on see baas minu jaoks, porgand, kartul, seller on ka jällegi nii-öelda must be, aga lisaks veel brokkoli, lillkapsas, kui mul on siis natukene suvikõrvitsat, vahest panen nii-öelda sparglit, praegu on ju sparglihooaeg, et miks mitte siis neid kasutada sinna sisse. Ja niimoodi ta tulebki, et mu supi sees on väga palju erinevaid köögivilju. Siis salatid, praegu on hästi populaarsed need nii-öelda salatikausid. Salatikauss on see, et ta koosneb natukene on meil see teravilja, natukene on valku ja ülejäänud on ju tegelikult köögiviljad. Ja täiesti teadlikult pangegi sinna rohkem köögivilju, niimoodi, et te saate kõhu kenasti täis, millestki puudu ei jää, aga te olete saanud ka väga palju erinevaid värve nendest köögiviljadest, erinevaid antioksüdante seeläbi ja kasu on oluliselt suurem. Siis, mis veel? Täidetud köögiviljad on ju ka selline mõnus moodus teha kas lõunasööki või õhtusööki. Siin pildi peal on nüüd siis suvikõrvitsad, mis on kalaga täidetud, aga kes soovib, võib seda täita hakklihaga, aga osa hakklihast võib ju asendada ka hoopiski kaunviljadega. Kas te olete näiteks proovinud lisada hakklihale juurde natukene läätsesid, keedetud läätsesid siis loomulikult, või hoopiski herneid või ube? Et tegelikult, kui me need oad ära purustame, kui te kardate näiteks seda, et ma võin ju teha seda ja mina söön, aga ülejäänud pere ei söö, siis purustage need ära. Niimoodi, et nad tegelikkuses ei saa arugi, et nad söövad ka kaunvilju sinna juurde. Aga te olete jällegi teinud midagi head nii enda tervise jaoks kui oma pere jaoks.
Siis on mul siin pildiga üks enda selline nii-öelda kiirsöökidest. Ehk siis siin all nagu keskmine pilt on minu nii-öelda lõunasöök ja see lõunasöögis on ohtralt köögivilju ja need köögiviljad on tegelikult, mis ma räägin, et on kiire, et võibki võtta need täiesti vabalt külmkapist ehk siis sügav külmutatud köögiviljad. Ja kui keegi ütleb, et sügavkülmutatud köögiviljad ei ole tervislikud, siis ma küsin ka, et miks ei ole. Miks te arvate, et ei ole? Tegelikkuses on nad pandud ju pakki sellel hetkel, kui nad olid kõige nii-öelda suurema toiteväärtusega. Et kasutage julgelt, et saate kiiremini valmis, saate aurutada neid, saate kuumutada natukene väheses õlis kuumutada või siis tõesti hautada panni peal vähese veega ja lisada sinna juurde näiteks, minu kiirsöök on siis need täistera riisinuudlid, kallan sinna vee peale. Senikaua, kui ma neid köögivilju hautan, need nuudlid tõmbuvad pehmeks. Samal ajal hakin juurde salati või ma olen selle juba kodust kaasa võtnud. Ja siis miksin köögiviljad koos nende riisinuudlitega ja kui tahan, löön näiteks kas või muna sinna juurde või võtan mõne kotleti või kala või mis mul parajasti on. Nii et tegelikult päris kiire söök. Ja praadides siis ka, et katsuge nagu rohkem mõelda selle peale, et mul oleks täpselt, et mida värvilisem see taldrik mul on, seda rohkem kasu ma sellest tegelikkuses ju saan. Vahepalad. Vahepalad on siis ka sellised, kuhu annab täiesti vabalt lisada köögivilju. Kas te võtate need karbika kaasa näiteks tööle, et te olete teinud kas siis selle hummuse või guacamole, mis ongi siis avokaadomääre, või siis läätsepasteeti hoopiski. Läätsepasteet muide on ka väga maitsev, sest sinna lähevad siis nii-öelda keedetud kas kollased või oranžid läätsed, läheb sinna natukene küüslauku, oliiviõli, kes tahab, paneb tilli või peterselli ja kindlasti peotäis päitsekuivatatud tomateid ja blenderdada siis ära. Ja seda ma võin nautida just siis erinevate köögiviljadega. Paprika, kurk, suvikõrvits, brokkoli, porgand, tomat, mis iganes. Nuikapsas näiteks on üks selliseid köögivilju, mis on ääretult maitsev, mis ka lastele ülimalt maitsev, nii et kes ei ole proovinud, tasub proovida. Smuutid, jällegi ma juba mainisin, et võib teha siis selle kergema smuutiga hoopis vahepalaks ja võib siis kasutada ka selliseid nii-öelda, mul on siin vahepaladesse pandud ka siis üks selline suupistete taldrik, et kus samamoodi mul on siis peedihummus pandud sinna sisse, täidetud muna ei ole mitte ainult muna, aga täidetud nagu munakollasega ja majoneesiga, vaid sinna on pandud hoopiski juurde ka avokaadot. Nii et võimalusi on tohutult. Et kui te teete ka mingisugust kõige tavalisemat sellist salatit, lisage sinna juurde võib-olla veel 1 või 2 köögivilja, mida te pole enne pannud ja see salat saab veelgi kasulikum. Ka magustoitudesse on võimalik panna köögivilju. Nii et kui te olete suured magusasõbrad, mitte et ma propageeriksin seda, et me peaksime sööma väga palju magusat, magusat ikkagi me ei tohiks liialdada sellega, aga kui me vahepeal tahame seda magusat tampsu, siis me võime panna näiteks brauni sisse punapeeti. Ja muide, punapeedi brauni on ääretult maitsev, tal on ka selline imeline värv, ta on selline kergelt nagu punaka varjundiga, tõeliselt mõnus. Siis on porgandikook. Porgandikooki ilmselt on kõik eestlased juba teinud, et seda võib teha nii palju erineval moel, et riivida ära, panna muna juurde, panna natukene jahu, kuidas iganes, aga võib teha ka hoopis kookoshelvestega, eks ju. Siis siin jällegi kausikesesse roheline, see on avokaadokreem. Ja selle avokaadokreemi saab teha erineval moel, et me võime teda blenderdada koos mangoga näiteks, siis me saame eriti sellise hõrgu ja mõnusa magustoidu. Me võime sinna panna hoopiski juurde natukene kakaod, natukene banaani
ja saada hoopiski šokolaadikreemi moodi magustoidu. Siis on meil võimalik, kaerahelbeküpsised on ka selline teada-tuntud maiustus, mida on nagu hästi lihtne valmistada. Aga kas te näiteks olete pannud kaerahelbeküpsistesse riivitud porgandit? Õuna olete pannud, eks ju? Aga miks siis mitte porgandit? Või kõrvitset? Ta jääb oluliselt mahlasem ja tegelikult väga maitsev. Ja siin ka jäätist on võimalik teha just köögiviljadest, et me võime teha selle jäätise, me teeme smuuti valmis, me teeme näiteks see kollane võiks olla siin kas porgandi või kõrvitse või mingi selline miksi smuuti. Mina paneks sinna juurde näiteks veel natukene astelpaju või sellist ja külmutan selle ära. See punane võiks olla siis näiteks kas punapeedi selline smuuti, aga punapeeti kunagi ärge liiga palju pange, sellepärast, et punapeedil on üsna intensiivne maitse ja kui te tahaksite, et tegelikult hoopiski mingit muud maitset tunda, siis pange seda punapeeti natuke vähem. Aga siia ma paneksin juurde mustsõstreid ja jällegi, et võib sinna mingisugust muud köögivilja ka veel juurde lisada, et miks mitte kõrvitset panna kõrvale, mis natukene mahendab seda punapeedi maitset. Ja loomulikult rohelised smuutid. Kui minu laps on selline, et talle mõni smuuti, ikka vahest mõni smuuti on võib-olla natukene võõra maitsega tema jaoks, et seda smuutina seda ei söö. Aga kui ma külmutan selle ära, siis jäätist ta sööb väga hea meelega, teadmata, et tegelikult see oli täpselt seesama jäätis. Ja et ka niimoodi saab. Ja need olid võib-olla praegu sellised väga lühidalt mingisugused nipid, mida kasutada, aga ma võib-olla vaatan seda pilti ja veel mõned mõtted annan teile juurde, sest kui mina vaatan köögiviljade pilte, siis ma ei tea, kuidas teiega on, võib-olla mõnel tõesti hakkab rohkem suu vett jooksma lihatüki peale või kala peale, aga mina vaatan köögivilju ja mul hakkab selle peale suu vett jooksma. Et kuigi jah, et ma kindlasti ei ole mitte täistaimetoitlane ega taimetoitlane, vaid lihtsalt minu toidulaual on niivõrd palju köögivilju, et ma ei tea, see lihtsalt peab olema. Ja kui ma vaatan seda pilti, siis näiteks, mis mul mainimata jäi, grillimine. Kui tuleb grillihooaeg, te saate grillida maisi, te saate grillida suvikõrvitsat, baklažaani, porgandit, mida iganes. Siis seda baklažaani on võimalik teha ka erinevate vormidena, sellest on võimalik teha määrdeid ja kõiki muid asju saab ka väga-väga lihtsalt teha. Et üks päev ma jagasin oma kodulehel näiteks spargli retsepti. Ma arvan, et paslik on sellega praegu siin lõpetada. Ehk siis, et see spargli retsept, maailma kõige lihtsam spargli retsept, et kui mul näiteks ei ole aurutamisnõud, siis need sparglid vähese veega ära keeta. See keetmise peale ei lähe üldse kaua, ütleme 3-4 minutit. Ta läheb selliseks tumedamaks roheliseks. Kurnate selle vee ära, panete natukene võid juurde või oliiviõli ja tsipakene soola. Ja saategi seda nautida, ja see on ülimalt maitsev, et pannagi kasvõi kartuli kõrvale, muu salati kõrvale, et saate maitseelamuse kätte, täiesti restorani väärilise maitseelamuse. Nii et soovingi teile head katsetamist, et proovige, katsetage ja täiesti jagage ka siia video alla oma mõtteid, et kuidas teie kasutate rohkem köögivilju. Aitäh teile ja soovin teile siis tõesti mõnusaid katsetamisi ja järgmiste kordadeni!